Tere õhtust, head sõbrad! On neljapäev 28. jaanuar aastal 2021 ja kell on saanud 8 õhtul ning startinud ta ongi selle aasta esimene Viimsi Viva Virtuaalklubi otsesaade, mis on muide järjekorranumbriga juba 16. Kuivõrd alanud aasta on meil Viimsi vallas vähemasti kuulutatud haridusaastaks, siis me kohe alustamegi tänast saadet sellega, et tervitame minu kõrval istuvat Viimsi abivallavanemat haridus- ja noorsootöö valdkonnas, Marju Aolaidi ja Marju, tere õhtust! Ja kuidas alustame siis käesolevat haridusaastat? Tere õhtust kõigepealt ja ma tervitan kõiki hariduse sõpru ja hariduse toetajaid. Ja mul on väga hea meel avada Viimsi haridusaasta 2021. Tegelikult on hariduse aasta juba alanud, sest pea kuu aega on juba sellest aastast möödunud ja meie tublide noorsootöö ja hariduse valdkonna inimestega ja eestvedajatega me oleme saanud juba tegevused käivitada. Ja ma usun, et see haridusaasta tuli täpselt õigel ajal, sest tavalised õppimis- ja koolirutiinid on aasta jooksul täiesti muutunud nii õppijatele, õpetajatele kui ka kogu perele. Ja selle haridusaasta jooksul me püüamegi rohkem pilti tuua siis haridusasutustes toimuvaid tegevusi ja sündmusi, siis me tunnustame ja väärtustame oma tublisid haridustöötajaid rohkem ja leiame selliseid õppimise ja õppimist ja õppimist toetavaid võimalusi rohkem. Nii et see oleks võib-olla see sisu, millega me selle täidame selle aasta. No Marju, sina asusid oma ametisse tegelikult mitte just kõige lihtsamal ajaperioodil, tegelikult ju vaata, et kõige raskemal hetkel, mil siis kõik see kriis alguse sai ja hakkas siis oma tiibu laiali sirutama. Et räägi meile natukene täpsemalt, milliseid väljakutseid on pakkunud sul siis koroona aasta just seoses oma tööalaste valdkondadega ja kuidas te olete neid ette tulnud olukordi lahendanud? Et see aeg on tõepoolest olnud väga põnev ja väga toimekas ja kõige suurem väljakutse ongi olnud see, et kuidas me oleme toime tulnud kriisiolukorras. Et kui tavapäraselt võtavad haridusvaldkonnas muudatused väga pikalt aega, siis selle aasta jooksul on küll juhtunud niimoodi, et koostöös haridusasutuste juhtidega ja nende meeskondadega me oleme leidnud need lahendused, et tagada siis kõrge hariduse kvaliteet ja õppimiskvaliteet, nii et selles me ei ole alla andnud ja ma usun, et see on väga hästi õnnestunud ja siinkohal on hea tänada ka vanemaid, kes on olnud väga suures osas selles õppeprotsessis kaasas, nii et suur aitäh teile vanemad. No juba tänase intervjuu alguses või siis tänase saate alguses sa põgusalt mainisid, et haridusaasta 2021 Viimsis on juba alanud. Võib-olla siis paari sõnaga sellest, et milliseid põnevaid aktsioone olete juba praegu ette võtnud ja loomulikult tahame me ikkagi väga tahame teada saada, et mida üleüldse see haridusaasta 2021 meile siia koduvalda toob? No, ajastus on olnud minu arust haridusaastaks ideaalne, sellepärast, et just sellel aastal saavad alguse väga mitmed tähenduslikud algatused ja algused. Just äsja üleeile avaldasime hariduse ja noortevaldkonna arengukava, kus me ootame kõikidelt huvilistelt tagasiside ja kõik, kes soovivad midagi öelda, arvata, siis see võimalus on olemas. Siis kindlasti üks oluline ehitusobjekt on veel meil tulemas, nimelt Randvere kooli juurde ehitus. Seda me ootame, selle ehituse algust ootame väga. Ja muidugi, mis on kõige põnevam selle aasta jooksul on see, et meie huvihariduse koolid saavad endale suurepärase pesa, nimelt Artiumi. Ja selle loomeprotsessi juures ja selle juures on olla imeline. No olgem ausad, aga see Artium tuleb ikkagi päris suur ja pompöösne ehitus, et need inimesed, kes on praegu sõitnud siin mööda meie stuudiost ja ühtlasi siis mööda Randvere teed, on kindlasti märganud Karulaugu kooli kõrval seda suurt ehitustandrit ja kui alguses mõeldi, et sinna ehitatakse meeletult äge ja olümpiastandarditele vastav bassein, siis tegelikult sinna asemele tulebki Artium. Aga Marju, tuleme nüüd sinu enda persooni juurde ja kuivõrd sa ise vastutad hariduse eest meie vallas, siis mina tahaksin sinu käest küsida, et aga
millised on sinu enda hetkel siis nii-öelda vaba ja nii-öelda harimisviisid, et mida sa nagu teed siis, kui sul on vaba hetk selleks, et oma vaimu virksana hoida? Jaa, no nii palju, kui seda aega on, et mulle meeldib vabas looduses jalutada, et natuke ennast kosutada, siis ma väga hindan raamatuid. Ja ma hindan ka sellist nii-öelda vaba lugemist, aga ma kindlasti otsin ka selliseid raamatuid, mis aitavad professionaalselt areneda. Ja üks viimane raamat, mis minu laual on Michael Fullani Sügav õppimine ja selle raamatu on saanud ka kõik meie haridusasutuste juhid, nii et ma usun, et see on selline põnev lugemine meile kõigile ka professionaalses mõttes. Nii et nii palju, kui seda vaba aega jääb, et nii palju ma ikka tegelen endaga ka, jah. Suurepärane. Vot niimoodi saimegi nii-öelda 2 kärbest 1 hoobiga, ehk siis saime Marju käest teada seda, mis ootab meid kui vallaelanikke aastal 2021 just nimelt haridusvaldkonnas ja teisalt saime ka kerge raamatu lugemissoovituse. Aitäh, Marju, sulle selle intervjuu eest ja hoiame pöialt, et kõik ikkagi sujuks kõige paremini ja veelgi mõnusamalt, kui olete võib-olla planeerinud seda. Aga meie Viimsi virtuaalklubi 16. saade läheb nüüd edasi ja ongi aeg teha siin laval ruumi kellegile muule kui Laurale ja Villu Veskile. Hold me close, so close, lose your fear, come near, tenermi vicino così, abbracciami cerca, держите меня близко, так близко, кем la soie, so love and love. Hold me close, so close, lose your fear, come near, tenermi vicino così, abbracciami cerca, держите меня близко, так близко, кем non molla e sballa se che hold me close, so close, lose your fear, come near, hold me close, so close, lose your fear, come near, tenermi vicino così, abbracciami cerca, держите меня близко, так близко.
Laura ja Villu Veski on siis tõepoolest need, kes tänases Viimsi Viva Virtuaalklubi 16. saates kannavad hoolt selle eest, et meie meeled oleks ka muusikalises mõttes haritud. Ja kui saate alguses saime rääkida Viimsi abivallavanemaga Marju Aolaidiga, siis ja rääkisime nii, et pisut võib-olla sellistel siis üldisematel teemadel, siis nüüd lähme süvitsi. Ja minu kõrval on istumas üks kena noor naisterahvas, kes on ei keegi muu kui Haabneeme kooli algastme klassijuhataja Kaidi Õismets ja me saamegi siis nii-öelda hands-on teada, et kuidas on siis koroona mõjutanud õppimist nii-öelda siis esimestest suudest. Ehk siis alustame siis Kaidi sinuga kui õpetajaga, et kuidas on õpetajate töö muutunud võrreldes siin aastaga 2019 ja võib-olla siis 2020 siin esimeste kuudega. Õpetaja töö on kindlasti see koormus ja see maht on kõvasti kasvanud, et selle distantsõppega tegelikult ühelt maalt lihtsalt, kui sa just eriti veel kui kodus tööd tegid, et ühelt maalt sa ei tõmmanud enam piiri, et kust maalt on see sinu enda vaba aeg ja kust maalt siis see tööaeg on, et hommikusöögi kõrval juba kohe võtsid arvuti ette, hakkasid asju tegema, tunde sisse kandma, valmistusid mingid videotunniks ette igasugu asju. Ja tihtipeale ka nende õpilaste tööde kontrollimine läks hiliste õhtutundideni, et see töömaht võiks olla üks selline kõige keerulisem osa selle juures ja teine ka kindlasti õpilaste motiveerimine, et kuidas ikkagi kõik need õpilased seal arvutiekraani taga ka tööle saada, et kuna kellegi kodudesse ju otseselt ei näe ja tegelikult ju ei tea, mis ta seal ekraani taga teeb, eriti kui kaamera ka ei tööta, et see oli ka selline keeruline. No ma just tahtsingi tegelikult küsidagi sinu käest seda, et no, väga paljudes filmides me oleme näinud seda ja mis seal salata, et tegelikult ka mõned vanemad inimesed, nagu näiteks mina, mäletame veel ka seda aega, kui koolitunnis istusid ja siis õpetaja käis klassis ringi, vaatas ja noh, mis seal salata, et oli õpetajal ka käes ka nii-öelda joonlaud, mis siis pidi nagu natukene ähvardavalt olema, et aga tahtsingi teada, et kuidas teie nüüd siis distantsõppel olles kontrollitegi seda, et see õpilane reaalselt ongi seal arvuti taga, et nagu sa ise ütlesid, et siis kaamerad ka kõigil ei tööta, et kuidas olla veendunud selles, et õpilased lihtsalt labaselt ei pane poppi? No minu põhitingimus või ma vähemalt palusin õpilastel kõigil, et need siiski kaamerat sees hoiaksid ja üldiselt õnneks kõik mu õpilased seda siis ka tegid. Et siis ma vähemalt nägin, mis nad seal tegid, kui vahepeal ära käisid või pilk kuskile haihtus, et tihtipeale ka nägid, hakkasid seal vaikselt juba pliiatsiga näiteks mängima, et said uuesti tundi tagasi kutsuda. Ja teine oli see, et lasid lihtsalt endale hästi palju ka neid töid saata, et kui õpilased pidid midagi iseseisvalt jälle tegema, et siis kas siis pildina või mingi tagasisidena kuskil, kas mingis Kahootis mängus kuskil pidid siis saatma oma tehtud tööd, et siis seda jälle tagasisidestasid ja kontrollisid. Kuidas sa arvad, on mõjutanud see koroonaaeg ja see distantsõppe nüüd ka meie nagu laste nii-öelda õpivõimet ja võib-olla siis ka sellist ettekujutust, milline see õpe peaks olema? Kindlasti on mingil määral mõjutanud ja võib ka öelda tegelikult, et natukene ka negatiivselt. Et kindlasti positiivne on selle juures see, et õpilased said väga iseseisvaks kohati ja hästi palju siis igasugune selline arvuti kasutamisoskus ja kõik see nagu kasvas. Aga negatiivselt selles mõttes, et ma nägin, et just kas või see käeline oskus, et igasugused käekirjad näiteks läksid palju halvemaks, siis tegelikult tuli ka välja, et kõik sellised tööd, mida ei pidanud õpetajale saatma, siis pigem nendest viiliti. Neid tegelikult ei tehtud, et ka selline enesedistsipliin, et sa ikkagi selle asja teed ära, mis sulle on ette antud, et tegelikult see ikkagi päris paljudel puudus. Kas on ette tulnud ka sellised olukordi, et sa palud, et sulle saadetakse tööd, on ju, ja siis tuleb töö ja sa hakkad seda lugema, siis sa saad aru, et no kuulge, et see ei ole 4. klassi õpilase tehtud, et see on tõenäoliselt ema või isa või vanaema või keegi seal abiks olnud? Päris nii ei olnud, et väga üle oma latti midagi esitati. Küll aga oli näha küll seda, et on tuge olemas, et tihtipeale tulid küll sellised tööd, et no täiesti laitmatud, et mitte üheski asjas polnud eksitud. Aga päris nõnda ikkagi ette ei tulnud, et vanem oleks ära teinud õnneks. Kuidas sulle kui õpetajale mõjub nagu moraalselt just nimelt see, et sa nagu ühest küljest nagu oleksid lastega koos, teisalt sa ikkagi ei ole nendega koos ka mitte, et noh, teie vahel on mingisugune ekraan on ju ja siis abstraktne õhuruum, mille kaudu nii-öelda siis info liigub? Oi, see oli väga raske. Kui see distantsõppe algas, siis ma mõtlesin, et issand, sellega ma ju ennast ei sidunud ja see ei olnud see, mille pärast ma õpetajaks tulin. Et ikkagi see kontakt lastega peab olema, et see läbi selle arvuti oli ikka väga raske, et kevadeks oli lõpuks endal ka
väga raske seda motivatsiooni leida, et need asju kõike huvitavaks teha ja endalgi juba, et seal arvuti taga istuda terved need päevad, et väga-väga raske oli. No Marju just ennist kiitis, et meie valla õpetajad ja ka lapsevanemad on väga tublid olnud ja vägagi progressiivselt mõeldes kaasa tulnud kõikide innovatsioonidega ja adopteerunud vastavalt olukorrale, et kuidas sa ise nagu hindad, et kuidas meie õpetajad nagu siis nende oludega hakkama said, et millise hinde te panete iseendale? Ma küsin siis otse niimoodi, et kas on see 4, 5, 5+, kui on arenguruumi, siis millises valdkonnas või millises suunas? Ma arvan, et endale paneksime võib-olla niisuguse keskmise 4 hindeks. Miks? See kindlasti alati on kuskil arenemisruumi, et just võrreldes esimese distantsõppega, mis kevadel oli, et tegelikult ma õppisin sellest hästi palju ja üritasin sel aastal nüüd näiteks sügisel ennast nii palju nagu üle koormata, et ma kuidagi hästi palju üritasin endale kahmata seal kevadel ja kuidagi üritasin iga lapse asjad detailselt üle kontrollida ja et ma enam seda vastutust või kuidagi seda koormust endal nii palju nagu ei tõstnud. Aga ma ei teagi, kus see arenemiskoht võiks olla. Kindlasti võib-olla see tundide läbiviimine, et kuna veebis on seda kuidagi nii keeruline teha, et tihtipeale oligi see, et see aeg oli ka, kuna meil oli limiteeritud aeg seal Zoomis 40 minutit ja kuna me olime sellega juba kevadel alustanud, et siis jätkasime ka sügisel sellega ja siis hästi rutakalt tihtipeale võtsime mingeid asju läbi, et jõuaks, et meil on veel 5 minutit aega, et teeme nüüd kähku seda ja räägime veel kähku selle ära. Et kindlasti selles kohas on nagu arenemisruumi, et kuidagi paremini seda aega siis planeerida, või siis võtta väiksemas mahus kuidagi neid asju. No seda, mis tavaoludes toimub vahetundides nii-öelda lastega, seda me juba teame, et lapsed saavad rahulikult siis vabamalt ennast tunda, natukene võib-olla ringi joosta ja nii edasi. Ja tegelikult me ju teame ka, mis tavaelus toimub vahetunnis nii-öelda õpetajatega, ehk siis õpetajad saavad kokku õpetajate toas. Ma eeldan, et ma tean vist nagu õigesti seda asja. Et saate seal õpetajate toas kokku, arutate mingisugused asju ja nii edasi, aga kuidas nüüd distantsõppe ajal, millised olid need vahetunnid õpetaja jaoks? Eks need olid sellised, et käisid võtsid kähku kohvi, siis läksid uuesti arvuti taha tagasi, vahepeal kirjutasid kaasõpetajatele midagi, kui mingi suur häda oli või kuidagi, et midagi ikkagi tuli südamelt ära saada, et kuskil tuli ikkagi jagada, et siis ikkagi töökaaslastega vahepeal ikkagi üritasid kontakti hoida. Nii et selline ikkagi suhtlus, kui selline säilis, aga ikkagi ta ei olnud enam nagu selline soe. Ta ei olnud vahetu just. Jah, just. Aga kuidas sulle tundub, kuidas selline asi on mõjutanud meie laste psüühikale ja kuidas ta kujundab tulevikus nende nagu arusaama sotsiaalsusest ja seltskonnast, et sina kui õpetaja, kes igapäevaselt puutub lastega kokku, nüüd on sul olemas võrdlusmoment, et enne seda distantsõppeperioodi, millised olid lapsed just nii-öelda siis vabamas õhkkonnas ja millised nad tunnud nüüd? Ma leian, et lapsed praegu väärtustavad palju rohkem seda koos oldud aega kuidagi seal klassiruumis, et seda on ka näha tegelikult, kui nad sealt distantsõppelt tulevad, et vahepeal ka, kui me olime paar nädalat distantsõppel ja kui nad tagasi tulid, siis nad tegelikult ikkagi väga igatsesid klassikaaslased, et nad väga hindasid seda, et nad said seal klassiruumis koos teistega olla ja koos õppida. Ma arvan, et see sellist suurt või sügavamat jälge nagu ei jätta, et kui see oleks pikaajalisem, et siis võib-olla kuidagi see mõjutaks nende mingeid sotsiaalseid oskusi midagi, aga kuna me praegu ikkagi nii palju saame koos aega veeta, et ma arvan, et nad lihtsalt hindavad seda rohkem. Vot, niimoodi arvab õpetaja, mis on toimunud meie lastega seoses selle distantsõppega, aga tegelikult me saame ju ka seda kohe ise teada, mida arvavad lapsed, sest et meie käisime Haabnemäe koolis kohal ja uurisime lastelt, kuidas nemad on selle olukorraga, mis on siin viimasel ajal olnud, kohanenud ja millised on nende mõtted seoses kõige sellega. Kindlasti eriolukord on väga palju muutnud eriti õpetajate koolielu, sest et kõik on nii ebakindlaks muutunud ja eksamid ja sa kunagi ei tea, et kui sa täna oled koolis, kas sa tegelikult homme oled ka või saadetakse koju. Et siuke väga pingeline on, eriti kui sa pead kooli lõpetama siis. Jah, ma käin hetkel 9. klassis. Ma olen mõelnud selle peale, et peale 9. klassi ma läheksin kindlasti gümnaasiumisse, et kuna meil siin samas kõrval on Viimsi gümnaasium, siis on tegelikult väga hea gümnaasium, et siis ma kindlasti prooviksin sinna ja tõenäoliselt ma sinna ka saan. Mina arvan seda, et distantsõppe sobib rohkem neile, kes on motiveeritud õppima, sest et siis need päriselt ka õpivad.
aga need, kellele pigem ei meeldi õppida ja koolis käia, kellel motivatsiooni pole, need kindlasti ei saa sellega hakkama. Ja ütleme nii, et see oleneb päevast ja kui sa viitsid õppida kuskil näiteks matemaatikat, siis sa teed seda. Kui sa ei viitsi õppida ajalugu, sa kirjutad maha, sest et distantsõppel on seda palju lihtsam teha. Õnneks mul vedas ja meil on kodus mitu arvutit ja arvutitel on väga head mikrofonid, kuid kuna meil on sellises kohas, kus internet ei ole väga hea, siis sellega ei saa ka midagi teha, see lihtsalt on ja see kahjuks ei sõltu meist. Siis sellega peab leppima ja peab siis 4G-ga hakkama saama. Kindlasti on interneti puudus väga hea vabandus, sest et vahepeal tõesti lihtsalt pole motivatsiooni või ongi väga halb päev olnud. Siis tulebki öelda, et jaa, et ma ei jõudnud või ema võttis arvuti ära ja siis ei saanudki õppida, et kindlasti on väga palju lihtsam distantsõppel end välja vabandada. Kindlasti vanemad ei saa väga paljude interneti asjadega hakkama ja siis vahepeal peab neid aitama ja see on tegelikult väga armas, kuna kui see on su ema või isa, see on kindlasti väga hea meel neid aidata, kui nad aitavad sind ka. Tegelikult on päris raske, siis asjad lähevad valesti ja siis, kui kodus peab olema, siis on vahel mõndadel inimestel pole internetti ja niimoodi, et siis, kui see koroona tuli, siis üldse tavaline elu on ka raske. Minu meelest on kõige raskem see, et kui näiteks pannakse stuudiumisse või kuhugile tööd vaata ja siis sa seal otsid neid ja vaatad, mida täna tegema peab, siis vahel on niimoodi, et kui sa oled kodus, siis on mingid teised asjad ka, mingid arvutid ja need eriti inimestel, kellel on internetti ja siis seal on niimoodi, et vaata, see jätab ära ja siis läheb see meelest ära, et nad peavad üldse õppima, see mõte. Vahel on sellepärast, et ma saan teha vahepause, kui ma olen veidikene õppinud. Ma saan süüa, õues käia ja videomänge mängida. Kõige raskem aine on kodust õppida matemaatika, sellepärast, et vahel ma ei kuule, keegi ei kuule vaata arvutist ja siis peab uuesti küsima ja siis seal on hästi palju neid, peab tegema vihikusse ja kirjalikult. Ma sooviks saada kas politseiks või teadlaseks. Mulle meeldib koolis käia, aga mõni päev ma olen hästi väsinud ja siis ma pigem ootan juba, et kool saaks läbi. Pigem distantsõppest, sest need veebitunnid on hästi väsitavad. See, et me peame kogu aeg ekraani vaatama ja siis ühel hetkel lihtsalt mul kaob tähelepanu lihtsalt millegi muule, näiteks mingile linnule, mida ma aknast näen ja siis ma lihtsalt hakkan teda jälgima. Üldiselt ma siis pärast neid veebitunde ei viitsi telefoni vaadata, et ma pigem lihtsalt jään magama või midagi nii. Mul olid vaheajal trennid ja kui meil oli distantsõppe, siis meil oli ka trennid, aga siis meil oli need grupid hästi väiksed ja siis ma sain trennis käia, mis oli tore vahel. Üldiselt õpetaja saadab kirja, kui me peame koju jääma või siis, kui me saame kooli minna. Mõnikord on õpetajatel hea tuju ja siis on tund ka lõbusam.
Laura ja Villu Veski. Nad kindlasti rõõmustavad oma muusikalise gurmeega meid tänase õhtu jooksul veel meie saates Viimsi Viva virtuaalklubi numbriga 16 ja mis seal salata, et kasutame võimalust ja kuivõrd Laura on meil juba täna siia kohale kutsutud, siis teeme ka temaga natukene lähemalt juttu ja saame siis teada tema toimetuste kohta. Meie tänane saade, nagu teada, on siis pühendatud 2021. aastale ehk siis Viimsi haridusaastale ja üks tähtsamaid objekte, mis juba peaks valmis saama varsti, on Artium. Ja Artium koondab endasse või enda katuse alla mitmeid põnevaid huvikoole ja muid haridusega seotud ettevõtmisi. Ja üks, kes on kindel Artiumi kolija, on Viimsi muusikakool. Ja meie käisimegi Viimsi muusikakoolis kohal ja uurisime juhatajalt Urvi Haasmalt, et millise pagasiga minnakse Artiumi ja milliste mõtetega ja milliste ootustega seda tehakse. Viimsi muusikakool on üks omapärane kool, sellepärast, et ta sündis Eesti NSV tingimustes sisuliselt esimese erakoolina. Selle kooli avas Kiirovi nimeline kalurikolhoos 1977. aasta septembris. Et samal ajal avati ka kunstikool, nii et sellel suvel siis kolhoosi üldkogu võttis vastu otsuse oma töötajate lastele niisugused koolid avada. Ja meie esimene avaaktus oli siis 8. septembril 1977. Esimese aasta me töötasime tollase kolhoosi kultuuriameti ruumides. Aasta hiljem tehti meile siis natukene sobivamaks üks individuaalelamu, mis kuulus kolhoosile ja seal me töötasime siis peaaegu 20 aastat. 90. aastate alguses, kui toimusid suured muudatused siin meie riigis, siis võttis selle kooli üle Viimsi vald. Ja 1996. aastal, see on siis pisut enne meie järjekordset aastapäeva, siis me saime kolida siia praegusesse majja, mis asub siis Rohuneeme tee 38. Ja siin oli vaja ka teha mõningad muudatused, mõningaid ruume ümber ehitada, aga me saime ta endale enam-vähem sobivaks ja oleme päris rõõmsalt siiamaani toimetanud, aga kipub natuke väikseks jääma. Nii et selles mõttes me mõnes mõttes hea meelega ootame neid uusi ruume. Teisest küljest on meil muidugi natukene kahju ka siit lahkuda, sest sellel majal on üldiselt hea aura. Oli juba enne meie siia tulekut hea aura ja mulle tundub, et me oleme suutnud seda säilitada. Viimsi muusikakool käib praegu 44. aastat. Täpset õpilaste arvu, kes siit aastate jooksul läbi on käinud, ma isegi julge praegu öelda, sest läbi käinud on siin palju rohkem, kui on lõpetanud. Me ei ole ka seda lõpetamist alati pidanud niivõrd tähtsaks, sest et kõik, mis inimene omandab, ükskõik kui palju ta omandab, et see talle kindlasti eluks midagi kaasa annab. Meil on päris palju õpilasi ka jätkanud oma muusikalist haridusteed siis kesk- ja kõrgemas astmes.
et kõik ei tule kindlasti praegu meelde, aga ma võin näiteks tuua meie enda õpetajad, tšelloõpetaja Ain Kuut on meie vilistlane, löökpilliõpetaja Kaspar Ernesaks on meie vilistlane, siis viiuliõpetajana Kiilis töötab üks meie viiuli eriala lõpetaja. ERSOs on praegu 2 meie vilistlast mängimas. Et suuremale publikule on kindlasti rohkem tuntud need inimesed, kes kergema muusika poole peal on üles astunud. Siin võib nimetada Hanna-Liina Võsa, laulja Bläki, Mikk Tammepõld, ansambliga Raama Maama, siis varasemast perioodist ka Tarvo Jaaksoo ansamblis Jäääär, trummar Ott Adamson ansamblis Põhjakonn. Ja praegu on ka päris palju meie vilistlasi õppimas kas Otsa koolis või Muusikaakadeemias. Meil on üks ruum, 70 ruutmeetrine, mida me nimetame niimoodi õrnalt meie saaliks. Ja kui me selle saime selle majaga koos, siis see oli tegelikult väga suur asi, et see mõjus meie töö kvaliteedile ja õpilaste mängu kvaliteedile väga palju. Ja selle tõttu me natukene loodame ka sellelt uue maja saalilt palju. Ja me saame oma klassikontserte teha praegu siin oma saalis, õpetajad oma lapsevanematele teevad, aga suuremaid kontserte me siin muidugi teha ei saa, sest orkester on ise juba, kui orkester teeb proovi, siis on see ruum juba täis. Et kui on üle 20 mängija ja siis siia enam publikut ei mahuta. Nii et oma suuremad kontserdid me oleme teinud väljaspool maja, siin talvised kontserdid sageli kohalikus kirikus, suuremaid kontserte oleme teinud ka Mustpeade majas ja mitmel pool, kus me parajasti teha saame. Nii et kahjuks jah, selle saaliga me praegu väga palju niimoodi tegutseda ei saa. Meil on hea meel, et on olnud piisavalt palju õpilasi, kes tõesti tahavad süvendatult õppida, sest ega pilli õppimine ei ole väga kerge töö. See nõuab hästi palju enesedistsipliini, individuaalset tööd ja selle tõttu on see võib-olla ka mõneti raskem kui mõni muu selline huvitegevus. Aga neid on jätkunud ja on olnud ka väga palju neid, kes ka jätkavad pärast oma muusikaõpinguid, isegi kui nad ka ei jätka päris kohe oma muusikaõpinguid, siis nad jõuavad mingil hetkel selle muusikalise tegevuse juurde tagasi. Ja kuivõrd Viimsi valla elanike arv ju kogu aeg suureneb, siis ma loodan, et ikkagi suureneb ka nende õpilaste arv, kes on sellest huvitatud. Ja meil on ka mõned täiskasvanud, kes meil siin koolis õpivad, nii et võib-olla on uutes tingimustes ka nende jaoks natuke rohkem ruumi, sest praegu me võtame eelisjärjekorda siiski lapsed ja siis alles, kui jääb ruumi ja mahti, siis anname võimaluse täiskasvanutele. Praegu hetkel on meil 164 õpilast pluss 2 täiskasvanud, ega see maja palju rohkem välja ei kannata ka, sest et muusika õppekava on juba selline, mis sisaldab mitu õppeainet ja tundide arv ühel lapsel on nädalas päris suur. Et see võtab maja mahtuvusest päris palju ära. Õpilaste arv kindlasti võib suureneda ja peabki suurenema. Ma lihtsalt arvan, et see ei tohiks suureneda kuidagi plahvatuslikult, ta peaks suurenema sammhaaval, vaadates siis nende uute võimaluste poolt pakutavat. Kindlasti saab seal avada uusi õppekavasid. Väga oleks vaja meie sümfonietorkestri jaoks avada näiteks klarneti õppekava, Metsasarve õppekava. Võib-olla saaks kas või esialgu valikainena pühenduda rohkem ka džässile. Meil on küll praegu džässbänd, mis tegeleb, aga otseselt džässi õppeaineid meil ei ole. Et ma arvan, et uued ruumid annavad ikkagi väga palju võimalusi midagi uut pakkuda. Ja ka samuti koosmängule, et juba juttu oli natukene meie džässansamblist, meil on ka keelpilliorkester, puhkpilliorkester 2 tükki. Sümfonietorkestrit me lihtsalt oma ruumides siin kokku panna ei saa, sest nad ei mahu siia saali ära. Ja hakata rentima kusagilt mingit muud saali ei oleks ju muidu probleem, aga see pillide vedamine iga nädal sinna ja tagasi on küll üsna ületamatu asi. Et selles mõttes ikkagi üks hea muusikakool vajab ikkagi ühte head saali. Õpetajaid on 23 ja on tore öelda seda, et meil on siin väga staažikaid õpetajaid.
kes vaatamata võib-olla sellele, et nad väga kaugele on kolinud, käivad siin endiselt tööl, aga samas ma võin öelda ka, et meil on ikkagi kaader kogu aeg noorenenud, et siin 11 inimest on meil alla 35 aasta ja küllap siis uute õppekavade avanemisega tuleb neid noori õpetajaid ka juurde. Ma arvan, et kui seda oskaks sõnades öelda, siis ei oleks seda muusikat vajagi. Et küllap ta tõesti on lihtsalt ajaga ennast õigustanud, küllap on see mingi niisugune muusikalise kultuuri nagu tüvitekst, nagu nüüd tarvitsetakse öelda, et mille peale saab ehitada väga palju teisi asju. Muusika õppimine on natukene muutunud küll, et kuidagi tänapäeva inimeste vajadus niisuguse show või niisuguse kergema tulemuse järgi on küll olemas, aga ma võin öelda, et ikkagi on ka neid inimesi, kes tõesti tahavad panustada sellesse pilli õppimisse ja keskenduda sellele ja et eks see on nii nagu spordigagi, et sa pead väga tahtma ja sind peab see huvitama, et siis tuleb ka tulemus. Et tegelikult on tänapäeval ongi tore see, et seda muusikalist haridust on võimalik saada mitmel erineval tasandil, et on ka võimalik saada võib-olla tõesti natukene nendel lastel, kes lihtsalt natuke tutvuvad, mis see muusika on, natuke puudutavad üht või teist pilli ja siin on nagu erinevaid astmeid, kuni siis selle niisuguse professionaalse eelhariduseni välja. Kindlasti on natuke kahju ja see on ju ka loomulik tegelikult, sest see on meil olnud ju koduks üle 20 aasta ja ta on siiski niisugune hubane, ka lapsed naudivad seda, sest nad tulevad üldhariduskoolist, kus on võib-olla 1000 õpilast, kus on suur lärm ja suur liikumine, nad tulevad siia, ootavad siin rahulikult oma tundi, valmistavad ette võib-olla homseid üldkooli õppetunde, natuke nagu hetke puhkavad, enne kui lähevad muusikatundidesse. Jah, muidugi on kahju. Aga eks me lihtsalt loodame, et need plussid, mis sellega kaasa tulevad, on suuremad kui miinused. No eks uude majja lähevad ju kaasa kõik õpetajad ja õpilased. See ongi see, mis on kool, et ega kool iseenesest ei ole paljad seinad. Ja selle tõttu mul on küll suur lootus muusikakooli jätkuvusse. Ma arvan, et kõik muud unistused on enda teha. Kui see keskkond seda soosib, kui need ruumid on olemas, kui need instrumendid on olemas, õpetajad on olemas, siis ei ole ju miski võimatu. See jõud ja inspiratsioon tuleb ikkagi inimestest, see tuleb õpetajatest, tuleb õpilastest ja kool on üks haruldane asutus selles mõttes, et siin on iga aasta on erinev. Ühed õpilased lõpetavad, teised tulevad, kogu aeg on muutused, et siin ei hakka kunagi igav, rääkimata sellest, et muutub võib-olla sisuline töö mingis mõttes, mingid õppekavad uuenevad, mingid õppevahendid, nii edasi, aga mingit selles mõttes stagnatsiooni ei saa koolis üldse tekkida.
Aasta 2021 on kätte jõudnud, mis seal salata, et juba nii mõnigi nädal tagasi lausa ja meie Viimsi Viva virtuaalklubi esimene otsesaade on meil jõudnud nii kaugele, et peale sellist meeletult ägedat etteastet siin laval, mis leidis aset tänu Laurale ja Villule, oleme saanud nüüd Lauraga natukene ka maha istuda ja saamegi pisut uurida, et Laura, räägi meile, kuidas sul läinud on, meie enda Viimsi tüdruk, nagu sa oled? Väga hästi on läinud. Esiteks, mul on väga hea meel siin olla ja üldse musitseerida ja seda muusikat jagada inimestele, sest seda võimalust ei ole päris pikalt olnud. Aga mul on läinud väga hästi, ma resideerun nüüd enamus ajast Soomes ja tegelikult olen seal juba pikemat aega olnud, ma olen seal HR-tööd teinud ja tegelikult ka 9. albumi andsin seal välja erinevate produtsentidega. Ehk siis ma pesitsen nüüd rohkem küll sealpool, aga hing on ikka Viimsis. No me oleme alati ootamas sind ka nii-öelda avasüli tagasi, kui sa mingi hetk otsustad tagasi tulla siia. Mitte, et sa nüüd olekski nagu jäädavalt läinud, aga tuleme nüüd tagasi aastasse 2020, mis siis tõepoolest läheb ajalukku kui ikkagi üks eriskummaline aasta, mis põhjustas väga palju sellist hämmingut ja loomeinimestel, ka nagu paljudel teistel eluvaldkonda esindajatel oli võib-olla siis mitte niivõrd töökas aasta. Räägi, kuidas sa siis selle aja nagu nii-öelda üle elasid, millised uued suunad endas avasid, millised tšakrad avanesid või millega sa üldse tegelesid? Ütleme nii, et karantiini ajal siis kevadel, siis ma avastasin endas kokkamissoone, et isegi päris keerukaid toiduasju suutsin siis kokku keerutada ja möksida ja peab tunnistama, et tegelikult maitsesid ka väga hästi. No mõni näide? Ära küsin, kui sa küsid, siis see, et ma ükskord ütlesingi, et ütlesin kikerjärne mingisugune salat ja ema ütles nurgast, et see on ju igav. Aga mul ei tule praegu pähe niimoodi, aga kui kellegi soovis, kirjutagu mulle Instagrami ja siis ma saan neile share'ida neid retsepte. Aga mis veel, ma tegelikult sain septembris juba teada, et ma sain Soome Eurovisiooni finaali, 300 artisti hulgast valiti välja siis 6 tükki, kes said siis otse nende finaali. Nii et selles mõttes kuigi ei olnud nii palju tööd ja sellist inspiratsiooni, siis see oli nagu, ütleme, et tõesti minu jaoks selline õnnistus, et tänu sellele ma olin töökas, inspireeritud, ideed voolasid ja sellega on hästi palju tegemist, mis on hea. No sinu jaoks ei ole tegelikult ju Eurovisiooni lauluvõistluses osavõtmine esmakordne ja ei ole tegelikult ka ju sinu jaoks esmakordne nii-öelda sellest kõigest suuremast lõppvõistlusest osavõtmine. Räägi meile, kuidas muudab ühte lauljat nii suurest konkursist osavõtmine? No, ega ma vist ilmselt nagu, ma arvan, et ma inimesena olen muutunud tänu nendele esinemistele Eurovisioonil, ma arvan, nagu energeetilisel tasandil hoopis teiseks või muundunud. Et otseselt selles mõttes, et Eurovisioon on ikkagi pigem selline riikidevaheline võistlus, festival, selline rõõmufestival, kus jagatakse muusikat. Et artistile endal, kui sa lähed ka riiki esindama, siis tegelikult seal ei tohutut boost'i ei toimu, et nüüd sa oled üle Euroopa artist, sest tegelikult igas riigis on ju oma selline muusikamaailm, et me ei kuule ju Läti popartiste väga palju või Saksamaa omasid. No Saksamaa omasid võib-olla veel, aga tahtsingi küsida, et kas Lätis üldse ongi popartiste, on ju? Ma ei tea, ma lihtsalt mainisin ühe riigi. Just. Et ühesõnaga jaa, et minu jaoks on alati olnud kogemus, kaameratöö kogemus, kuidagi selline, et sa paned oma nägemusse siis erinevatesse kaameratesse ja jõuad inimeseni, kes on siis oma kodus, et saad seda lugu jutustada nii, et see inimest aitab ja võib-olla annab ka selliseid nippe, kuidas paremini elus hakkama saada või täpselt see, et tegelikult praeguse aasta alguses väga paljud on hakanud endaga tegelema, sest eelmine aasta oli lihtsalt nii kehva ja tekitas masendust ja kõiki neid tundeid, et aga sealt nüüd lahti saada ja uue hooga edasi minna. No Eestit oled sa esindanud, nüüd oled sa siis nii-öelda Soome sihikule võtnud ja tegelikult Eesti meediast on ju läbi käinud ka see, et väga paljud soomlased on tekitanud lausa sellise poleemika ja küsinud, et miks või kuidas nad küsivad, miksi või ma ei ole soome keeles vaata väga kodus. Aga kuidas sul endale tundub, kas on nagu see nende poolt siis selline nii-öelda pastakast välja imetud probleem või? Tegelikult tegelikult oli see, et Ilda Sanomat vist kirjutas midagi, aga nad ei kirjutanud üldse miks, vaid nad põhjendasid lugejatele, et miks see
võimalik on, ehk siis tegelikult Eesti meedia pööras selle vastupidiseks ja tegid uudise sellest, nagu see oleks ilge probleem Soomes. Tegelikult ei ole. Ja sellel aastal on samuti lisaks minule on ju välisartistina on Pandora, kes on tegelikult rootslane. Ehk siis tegelikult ja need kõik näeb ette, et kui sa oled ikkagi riigi resident, nii nagu meil on olnud, siis kõik on nii-öelda jokk, et ei ole midagi nagu selles osas vaielda. Ja samas, kui sa oled seal kultuuris olnud juba aga ma ütlen, minu jaoks on niikuinii, et võit on käes, olla 307 kuue hulgas tegelikult. 7 oli eelmine aasta juba võit Aksel Kanganranda. Ehk siis kõlab nagu Gangnam Style, aga noh. Jah, ei, ta pigem on ka tagasihoidlikum tüüp. On jah, okei. No Eesti artistid tegelikult ju Soome turul on läbi löönud juba ka eelnevatel aastakümnetel, 90-ndatest, kes siis ei mäletaks mehi nendes mitte nahkkostüümides, vaid mehed päästekostüümides nimega Kaater, on ju, et nemad olid seal väga populaarsed. Käesoleval aastal just siin mõni nädal tagasi või mõni päev tagasi tuli uudis, et meie esiräppar Nublu on koostöös siis Mikael Gabrieliga hakkama saanud sellise asjaga, nagu seda on siis kuldne singel Soomes. Just. Et kuidas sulle tundub, kuidas soomlased eestlaste muusikasse suhtuvad, kuidas nad seda vastu võtavad? Ma arvan väga hästi, aga seal ongi just see, et kui leidakse neid koostööpunkte, et tegelikult eelnevalt, kui ma ise töötasin Eesti Jazzliidu juhina, siis me tegime ka nii-öelda soodustasime seda koostöö tekkimist, et vahepeal võib-olla eestlastel on jäänud tunne, et soomlased tahavad siia tulla esinema, aga siis vastu ei kutsu. Et ma loodan, et see nagu aegade jooksul ikkagi paraneb ja tekib, sest soomlastel mõnikord võib-olla on see, et nad on natukene tahavad suletud olla ja võib-olla väljaspoolt mitte nii palju vastu võtta. Aga samas, kui nad näevad, et sealt tuleb head ja inspireerivad, siis miks mitte? No soomlaste suletus alles ju nad võtsid otsuse vastu, et piiravad üsnagi tuntavalt eestlaste liikumist sinna riiki, et kas see mõjutab kuidagi moodi ka nüüd Laurat, kes nüüd peab käima Helsingis proovides või kas sa pead üldse seal käima praegu või ei pea? Pean ikka, ja, sest tegelikult mu elamine, olemine on seal ja töö, et ma pean käima, aga kuna ma olen resident, siis minul ei ole probleemi käia edasi-tagasi, kuigi ütleme nii, et ilmselt nüüd ennem võistlust ma tagasi ei ole tulemas, sest tööd on palju ja tegelikult pigem on meil öeldud ka soovituslikult, et mitte väga palju ringi käia, kindlasti mitte kuskil avalikel üritustel viibida, et pigem hoida ennast, sest et nädal ennem siis lõppvõistlus tehakse kõikidele ka koroonatestid, et kogu tiim, kes läheb ikkagi tegema üritust, et nad on ikkagi siis terved päriselt. No seda, et koroona nagu eestlastele mõjub tegelikult üsnagi hästi, ehk siis eestlased on hakanud rohkem vabas õhus viibima, rohkem avastavad kaunist koduloodust, kodumaloodust ja nii edasi, et seda me juba teame. Kuidas koroona on mõjutanud soomlasi? Mida nemad teevad siis ajal, mil on kehtestatud piirangud ja võib-olla ei saa igapäevaselt teha seda, mida nad on harjunud tegema viimaste aastakümnete vältel? Ma arvan, et täpselt samamoodi, et ala kodus küpsetamine kindlasti väga paljud, ka meesterahvad on õppinud seda tegema ja selline, no ütleme, et mis on minu jaoks ka Soomes olles muutunud omasemaks ja on juba täitsa mõnus, on kas või Skype-kõnede tegemine, mis mõnikord varasemalt, kui sa nii näed inimesi, sul ei ole seda vajadust. Ja kui meile nägime, et ei ole vaja seda Skype'i teha, aga täitsa lahe on see, et kui ei näe võib-olla nädalaid, siis teha seda Skype'i, siis täitsa on nagu selline omavahel olemine, nagu oleksidki perega koos. No seoses nende Skype-kõnedega tuleb mul nüüd järjekordselt silme ette kangastub lausa selline pilt, kus siis esimese koroonalaine ajal, kui oli nii-öelda distantsilt töötamine ja igasugused Teamsi koosolekud, siis selline stamppilt oli ju see, et koosolekust osavõtjad kõik olid ilusti pintsakud seljas, on ju, istusid laua taga ja kui püsti tõusid, siis tuli välja, et olid, kes seal oli, aluspükstes ja nii edasi, et kas sina siis Skype-kõne jaoks kuidagi valmistad ennast ette ka või oled täiesti kodustes ja kui sa oled kodustes riietes ja koduses olekus, siis milline on Laura siis, kui ta ei ole lavakostüümis? Mul on sellised ilusad elektrisinised dressid näiteks, see on üks variant, et vanaisa kõnes ma ikkagi võin dressides olla ja mul on sellised suured Villuportonaldi sussid, nii et ikkagi mõnus oleks, aga kui ma nüüd olen teinud online intervjuusid, mis on Soomega, et nad ei korraldanud pressikonverentsi seoses nende Eurovisiooniga, vaid tegidki online sellise ülekande ja kõik intervjuud on siis online'is olnud, et iseenesest see on küll olnud mõnus. Et ma ei pea minema ühest kohast teise, vaid põhimõtteliselt on see intervjuu lõpeb ära, siis ma lähen riidekappi ja vahetan riided ära, panen järgmised riided selga.
ja siis nii järjest päevas mingi 6 tükki neid ja siis on 6 erinevat outfit'i ja siis on nagu tundub, et võib-olla panevad vahepeal juuksed üles, et oleks teistmoodi, et igas lehes ei ole sama pildiga. No Laura, tegelikult see üks asi on see sinu eurolauliku nii-öelda siis suund on ju, siis sa oled popmuusik, siis tegelikult oled sa olnud seotud ka ju džässmuusikaga ja mitte siin lühikest perioodi, vaid ikka üsnagi arvestatavat aega. Ma tegelikult üldse, kui ma nii-öelda hakkasin esimestes laulutundides käima, siis ma alustasin hoopis džässiga ja sealt nii-öelda kasvasin popi juurde. Et kuidagi on õnnestunud väga lahedate inimestega koostööd teha nagu Villu, kellega oleme loonud ka plaadi Laura and V plaadi paar aastat tagasi. Et ja ma arvan, et kuidagi see džässi suund on mind viinud ka sinna, et ma olen seda tahtnud, seda improvisatsioonivaimu ka lastele edasi anda. Et tegelikult eelmine suvi just augustis tegime lastelaagri siinsamas. Just siinsamas. Täpselt siin laval seisis Laura ja õpetas lastele laulu. Just. Ja me tegime tookord siis küll linnalaagrina, ehk siis nad ööbima ei jäänud, aga ma arvan, et see oli ka lahe kogemus just nimelt jagada seda lastele ja kui julgust, et ma näen nii palju seda, kus lapsed lähevad kooli. Alguses nad on ennem kooli nad on väga avatud, nad on kreatiivsed, nad lähevad kooli, siis nad pannakse kuskile kasti kinni. Ja siis on see, et tuleb hirm, esindaja julge, natukene piinlik on teiste ees, aga just nagu seda oskust arendada, et tunda ennast vabalt, et see ongi minust nagu selle džässi improvisatsiooni võti. Kas see oli ühekordne projekt või kordub see ja kui ta kordub, siis millistel ajaperioodidel hetkedel? Võib-olla ma siis pean natukene ennast paskeerima lapseks, aga miks mitte õppida midagi uut, ega siis see ei ole välistatud, aga ikkagi ma tahaks teada, et kas see nüüd oli tõepoolest ühekordne projekt või saab sellest hea traditsiooni ja miks mitte võib-olla ka tulevikus nii-öelda täiesti suur ametlik kool? Ja ma tegelikult olen tunde andnud vokaali teemal kuskil 13 aastat. Ma tegelikult seda sama Ojoi laagrit korraldasin seda 4 aastat järjest Rakvere lähedal, aga kuna vahepeal on olnud kiired ajad, siis ei ole olnud seda mahti teha, aga ma arvan küll, et see Ojoi jälle jätkub, ehk siis selle Ojoi 5, et Ojoi 6 siis tuleb kindlasti suvel jälle, kui on võimalik muidugi korraldada laagreid, et selles mõttes, et ikkagi hoiame kõik ohutuna ja et see on esimene asi. Super hea uudis. Aitäh sulle, Laura, selle intervjuu eest ja meie jätkame tänase Viimsi Viva virtuaalklubi 16. saatega ning on aeg liikuda järgmise teema juurde. Nimelt meie püstolreporter Villu käis Viimsi peal ringi ja võttis pihtide vahele kellegi muu kui Viimsi teaduskooli juhi ja ka looja härra Peeter Sipelga. Vaatame, mida siis Peeter meile rääkis. Teadmiskeskuse idee kui selline tegelikult kasvas välja ühest väikesest ringist. Selle ringi nimi oli teadusring on siiamaani, teadusring Taibu, mida me hakkasime tollase Viimsi keskkooli füüsikaõpetajaga kahekesi tegema. Ja kui meil 2011. aastal, kui me alustasime, tuli esimesel aastal 20 huvilist, siis me olime arvamusel, et ega see huvi neil kindlasti väga kaua ei püsi ja jõuludeks on meil need 20 huvilist läinud. Aga otse vastupidi, kevadest oli meil palju rohkem huvilisi ja lõpetasime esimese aasta 40 väikse teadushuvilisega. Ja sealt sain inspiratsiooni, et tegelikult ega kõiki lapsi ei peagi huvitama ainult keemia ja füüsika. Võib-olla huvitab mõndasi arhitektuur, mõndasi disain, mõndasi robootika, mõndasi programmeerimine. Ja tegelikult ju tollel ajal puudusid Viimsi vallas üldse õpilastel võimalused tegeleda loodustäppistehnoloogia valdkonna huviharidusega. Ja me hakkasin järjest otsima neid valdkondi, mis võiks lastele huvi pakkuda. Hakkasin otsima juhendajaid ja nii see asi meil kasvama hakkas. Ja selles mõttes nimetus teadmiskeskus, siis nimetust ma ei tea, et Eestis kuskil mujal oleks. Ja see ladina keele nimetus collegium eruditionis tuleneb sellest tõlkes. Tähendab ta annete arendamise keskus. Ja meie ülesanne ongi laste anded avastada ja neid arendada. Kui tänasel päeval omandab teadushuviharidust kolleegiumi erinevatel õppekavadel 800 õpilast, siis ma usun, et see arv väga palju oluliselt ei kasva. Küll aga ma arvan, see ruumi lahendus ja need võimalused
annavad meile tegelikult head tööriistad selleks, et me saame pakkuda mitmekesisemat ja keskenduda võib-olla pigem mitte enam sellele kvantiteedile, vaid keskenduda ikkagi kvaliteedile. Et mitte me ei avasta ainult andeid, vaid tegelikult me saame ka pakkuda süvakursusi lastele. Teadushuviharidusel ongi sageli üsna keeruline nagu võistelda või konkureerida kunsti ja muusikamaailmaga, kus on ikkagi lava, sul on publik ja sul on võimalik oma õpitut nii-öelda näidata. Aga õnneks on ka Eestis aja jooksul asjad paremuse poole liikunud. Ka teadushuviharidusel on omad nii-öelda laulupeod. Meil on robootikas olemas rahvusvaheline võistlus Robotex. Meil on First Lego League olemas, meil on Robomiku võistlused olemas. Samamoodi ka kolleegium ise korraldab Roboliiga võistlust. On olemas üle-eestiline õpilaste teadusfestival. On olemas erinevad konkursid, Goldbergi masina ehitamise konkurss, nii et tegelikult keskkonna uurimistööde konkurss, et tegelikult üha enam tuleb selliseid konkursse, võistlusi ja võimalusi, kus ka teadusandekad õpilased saavad oma õpitut siis teistele näidata. Ma usun, et Artiumi ruumilahenduse näol annab meil küll sellise võimaluse, et me saaksime hakata korraldama mitte ainult siin oma piirkonna selliseid üritusi, vaid üle Eesti mastaapseid ülistusi ja miks mitte ka rahvusvahelist üritust Robotexi. Sest ega Robotexi nii-öelda eelvoorud ei pea toimuma alati kõik ühes kohas ja kui võtame Viimsi haridusasutused, võtame uue Artiumi võimalused, siis meil seda pinda, kus neid üritusi korraldada ja ma usun ka siis nii-öelda vaatajaid oleks päris palju. No Artiumis ütleme spetsiifilisi ruume on päris mitmeid. Näiteks meil on spetsiaalne robootikaklass, kus on loodud siis väga head tingimused selleks, et õpilased saavad oma robootikalaseid andeid arendada. On olemas digitehnoloogia klassiruum, kus olemas vastav inventuur selleks, et oma digioskusi arendada. Samamoodi võib kindlasti vaatama tulla näiteks animatsiooniklassiruumi, kus on olemas, ma arvan, tipptehnoloogia animeerimiseks, samuti elektroonikalabor, mida ma usun, et on üldse väga vähestes kohtades. Nii et neid võimalusi, mida teistel näidata, vaid tegelikult, mida saavad Viimsi lapsed ise kasutada, need on tegelikult kadestamisväärsed. Teadmiskeskus tegelikult, ütleme, kui esimesest ideest kuni tänase päevani, me oleme 2021, me tähistame see aasta pidulikult 10. juubelit. 10. juubelit ja kui me siis järgmine 2022 saame Artiumisse minna, siis ma arvan, et mida kaasa võtta igasuguse huvihariduse puhul on A ja O, isegi mitte niivõrd füüsiline keskkond, vaid juhendajad. Et kui mul õnnestub kaasa võtta ja need juhendajad, kes täna tegelikult tegutsevad entusiastlikult noortega oma igapäevase töö kõrvalt ja neil on tahe ja soov oma teadmisi ja oskus nendele noortele edasi anda. Et kui need särasilmsed juhendajad tulevad kaasa, need noored, kes täna on huvihariduses hõivatud, tulevad kaasa ja saame ka uusi noori omale sinna ja minu meelest Artiumi näol, kus on koos muusika, teadus, kunst, siis ka see õpilane, kes võib-olla omandab teadmisi muusikakooli õppekaval või kunstikooli õppekaval, näeb, mida teeb programmeerija või näeb, mida teeb robootik või keemik, et tal tekib ka sealt huvi ja tulevikus on küll see võimalus, kus tegelikult nende 3 kooli õppekavad võiksid ja peaksid olema omavahel kuigi palju integreeritud. Mina alustasin ka Viimsi koolis ju keemiaõpetajana ja siis ma nägin, et tegelikult kui lapsed jõudsid sinna 8.–9. klass, kus hakkasid keemiaõpingud peale, siis tegelikult ega ju väga paljudel seda nii-öelda sügavat huvi asja vastu enam ei olnud, et enamasti kooli teadmised on teoreetiliselt baasil, aga ma nägin seda, et kui ma hakkasin nende väikestega altpoolt tulema, et neil tekkis ka läbi ise tegemise see õppimise efekt, tegelikult nad õppisid palju rohkem, ilma et me teadvustaksime, et me õpime, vaid pigem me tegime, me katsetasime, me eksisime ja sealt see teadmine tuli. Ja mitmed, ütleme, need, kes alustasid seal 2. klassist, on jõudnud juba gümnaasiumi, osad nendest on läinud ka edasi ülikooli õppima ja mul on siiralt hea meel, et paljud nendest tegelikult on jätkanudki, alustanudki õpikuid just loodustäppmise tehnoloogia valdkonna õppekavadel. Nii et selles mõttes, ja kui me pakume võimalust juba seal 1., 2. klassis või 3. tegeleda programmeerimisega, ja saab ju õpilane juba ka teada, et nimi on kõlav programmeerimine, aga ta peab kirjutama sinna ühe koodijupi, mis võib-olla ei olegi tema jaoks nii köitev, see tulevikus ei lähe programmeerimist õppima, nii et võib-olla ka karjääri planeerimise koha pealt oleme teinud ära päris suure töö. Tegelikult
kui anda ülevaade nendest ruumidest, mida nad võimaldavad, siis mina usun küll seda, et iga ruumi me sisustame ära töötubadega, mida saavad siis huvilised tulla vaatama, mida tegelikult ühel või teisel teadmiskeskuse õppekavale õppida saab. On see füüsika, keemia, on see programmeerimine, on see animatsioon või isegi kokakunst, eks, et tegelikult neid võimalusi on ju palju ja ma usun, et kui inimesed tulevad ja saavad oma käed ise külge panna, siis nad saavad ka aimu sellest tegelikult, mida üks või teine õppekava endas sisaldab ja vahetu kokkupuude loomulikult juhendajaga annab, ma arvan, lastele kõige parema sellise indikaatori, et kas see valdkond mulle tegelikult huvi pakub ja kas see juhendaja, kes seal on, teeb need asjad mulle ikkagi võimalikult atraktiivseks. Meil hetkel ühtegi täiskasvanud õppekava veel ei ole, aga üks on tegelikult hispaania keelt ja kultuuri, mida me ka õpetame, siis hispaania keele kultuuri õppekaval õpivad meil ka täiskasvanud. Aga see on jälle suund, kuhu poole edasi liikuda, nii aga praegu lihtsalt võib-olla meil see aja ja inimressursi taha on see jäänud. Juhendajaid kokku on 28. Et jah, et tegelikult on märtsis saab aasta täis, kus me oleme ju koolikorralduslikult ja mitte ainult koolikorralduslikult, vaid tegelikult ka kogu selle õpetamise ja õppimise protsessi oleme enda jaoks täielikult ümber mõtestanud. Et kes meid oskavad arvata või me ise, et me peame mingi hetk hakkama tegelikult seda õppetööd läbi viima distantsilt. Et kus kas siis koolis on ainult õpetajad või vastupidi, aga ma arvan, et see saab kindlasti olema mingiks ajaks meie nii-öelda normaalsus. Ja võib-olla kogu selle distantsilt õppimise ja distantsilt õpetamise juures on ka väga palju selliseid õppimiskohti, eriti mis puudutab siis digitehnoloogia kasutamist ja võib-olla ka digitaalse materjali kasutamist tavapärase õppetöö juures. Ja isegi kui me mingi aja pärast see viirus võib-olla taandub, võib-olla vaktsiin hakkab mõjuma ja nii edasi, aga ma arvan väga palju neid positiivseid aspekte, mida me tegelikult oleme siin kogenud, me saame võtta oma igapäevasse töösse ja seejuures see toob ainult kaasa, ma arvan, laste hariduse kvaliteedile kasu. Teadmiskeskuse areng ei saa kunagi valmis. Senist, kuni meil tulevad õppima uued õpilased õppekavadele, seniks see areng kestab. Arenevad õppekavad, arenevad juhendajad. Mis minu võib-olla selline kõige suurem unistus seoses Artiumiga on, et need valdkonnad, mis sinna sisse lähevad, et nende valdkondade vahel tekkis võib-olla mitte nüüd just võib-olla Viimsi kõige ütleme selline parem väljend, aga selline sünergia. Et tekkis nende vahel sünergia, et me oleme üks. Me oleme üks keskus, meil on ühed vallalapsed, me tegutseme selle nimel, et pakkuda Viimsi vallalastele parimat võimalikku huviharidust, sõltumata sellest, millisel õppekaval see õpilane õpib. Ja ma leian, et tänasel päeval on ju Viimsi vald sinna tegelikult ju väga palju panustanud. Ja võtame selle Artiumi kui hoone ja võtame selle sisu, mis seal sellest tehakse, omaks ja tunneme rõõmu ja uhkust selle üle, mis meil on ja mis meil luuakse. Ma tahan näha nagu suuremat pilti, suuremat nagu loovust ja suuremat sellist just ka nende õppekavade teemadega tegelikult, et kus annab luua ja teha tegelikult neid asju nagu nii-öelda koostöiselt, et ei ole nii, et on kunst, on muusika ja siis on nagu teaduspool, vaid tegelikult võiks ja peaks tekkima selline ühtne lähenemine. Loomulikult ei saa ju jätta pilliõpet ära, kahtlemata professionaalsel tasemel peab olema, aga samas võib-olla, kes ei taha professionaalsel tasemel õppida, võib-olla tema õppekava nii-öelda lõimida neid teisi valdkondi ka juurde, mis talle ka võib-olla huvi pakuksid. Et selle ruume võime ehitada igale poole, selles mõttes teha teaduskoolile, teha muusikale, kunstile, aga just see on nagu see ampluaa, mis seal on nagu ruumilahendustega loodud, mis ma arvan, ongi nagu hea baas selleks, et tekiks selline erinevate valdkondade laste vaheline sünergia, liikumine, suhtlemine, mille iganes loomine. Et seda tuleb nagu ära kasutada. Et kui me seal suudame seda ära kasutada ja me suudame selle Artiumi panna ka Viimsi valla koolide heaks nagu selles mõttes läbi erinevate kursuste tööle, siis sealt tuleb midagi väga võimast.
Sellised mõtted siis valdavad härra Peeter Sipelgat, kes on MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis juht seoses meie üsnagi varsti valmiva haridus- ja kultuurikeskuse Viimsi Artiumiga. Tuletan meelde, et käimas on Viimsi Viva virtuaalklubi 16. saade, mis on ühtlasi selle aasta esimene otsesaade ja tänases saates me käsitleme kõiki neid teemasid, mis seonduvadki eelpool mainitud haridus- ja kultuurikeskusega ehk siis Viimsi Artiumiga. Ja kui juba kunstidest ja huviharidustest rääkisime hakkasime, siis ei saa me üle ega ümber ka kunstist kui sellisest ja järgmisena räägibki oma mõtetest ja oma emotsioonidest seoses Artiumiga ei keegi muu kui Viimsi kunstikooli õppejõud Anne Soop-Tohver. No, kunstikoolil on olnud suur võimalus olla Eesti üks vanimaid lastekunstikoole üldse. Nii et peale Tartu, Jõhvi, Tallinna olemegi siis nii-öelda 4. kunstikool Eestis, mis hakkas tööle 1977. aastal. See ettevalmistus muidugi tol ajal kooli ettevalmistus kestis vähekene kauem. Nii et varsti saame pidada oma 45. juubelit järgmine aasta. Viimsi kunstikoolis õpitakse maalimist, joonistamist, kompositsiooni, vormiõpetust, kunstilugu. Samas on meil võimalik õppida juurde eraldi keraamikat, vitraaži ja meil on olemas skulptuuri ja meil on olemas ka õpetajad, et vajadusel nii-öelda projektidena saab teha veel erinevaid erialasid. Meil on eraldi ka digiõpetaja. Meil on päris hulka lõpetajaid, kes on väga edukad nii kunsti erialadel, samas on ka väga erinevatel erialadel, et kunsti mõte üldse, et miks kunstikool on. Vast ongi see, et avardab maailma, näeb maailma erinevat moodi. Nii et meie lõpetajate seas on ka edukaid teadlasi ja rääkimata arhitektidest ja kunstierialadest inimesi. Kes need õpilased on, kes meie kunstikooli tulevad? Osad on kindlasti sellised, kes on ise avastanud, et teda kunst huvitab ja ta tahab seda sügavuti õppida. Kindlasti on ka neid, kes tulevad, kuna keegi sõber, tuttav käib kunstikoolis, et tuleb seltsiks kaasa. Kindlasti on ka neid, kellel vanemad on väga motiveeritud ja haridususku ja soovivad, et nende laps saaks nii-öelda laiema maailmapildi. Aga meil on tore koostöö ka teiste õpetajatega, nii et meil on päris hulka lapsi, kelle on siia saatnud oma kooliõpetajad. Lapsed tulevad kunstikooli sellepärast, et neile meeldib näha maailma natukene teravamalt, panna tähele, osata vaadata ja tegelikult tulevad väga erinevatel põhjustel. Mõned tulevad väga konkreetselt, et tahavad mingisugust konkreetset tehnikat õppida. Mõni tuleb konkreetselt ja ütleb, et ta tahab õppida päriselt joonistama. Ja meie kunstikoolis on see võimalus ka, et õppida väga klassikaliselt ja traditsioonilisi tehnikaid. Samas me loomulikult tahame olla ka ja oleme huvitatud selles, mis maailmas toimub ja kaasaegsete suundumustega olla kursis. Terve elu ongi kunst. Me ei pääse mööda kunstist mitte kuskil, mitte ühelgi erialal peaaegu. Et omamoodi käib see väga-väga erinevalt kokku. Kui sa ehitad maja, siis meie lõpetajate seas on päris hulga arhitekte. Samas mul on ka insenerid öelnud, et neil on kindlasti toeks, kui neil on mingisugused teadmised kompositsioonist või ka oskus midagi rohkem tähele panna. Need riided, mis meil seljas on keegi kunstnik neid visandanud, välja mõelnud. Kõik need digivahendid, mis meil käes on
kellegi disainitud. Et need kõik on selle praktilise poole pealt, et igapäevane elu ei pääse kunstnikust. Uuelt majalt ootame palju kaasaegsemaid võimalusi. Kindlasti eriti, mis puudutab tehnilisi ja digivaldkonda ja ka, et ruumid oleksid suuremad, kus me saaksime rohkem distantsi hoida. Mis on meie jaoks ka hästi oluline, mis selles majas vajaka jääb, on see, et õpilaste tööd nii-öelda väljapanemise võimalused, et meil ei ole neid sirgeid seinu ja ruumi nii palju ja kindlasti ka seda, et saaks olla kursis nii-öelda Eesti kunstiga üldse. Et kuigi Viimsi vald on hulka suurem kui paljud linnad, siis siiani meil ei ole ühtegi galeriid. Et kindlasti see on meie jaoks ka suur ootus, et üks asi on ikkagi siiani veel ei asenda need digivõimalused seda, et kui sa näed mingit asja eset originaalis, originaalmaterjalis, nii-öelda tehnikas. See küsimus, kas uues majas peaks õpilaste arv kasvama, siis seda me oleme arutanud ja mõelnud. Ja kindlasti saaks teha uuringuid, aga kindlasti on mingisugune optimaalne hulk inimesi, kes nii-öelda on valmis sügavuti õppima kunsti. Ja ma arvan, et paljud neist on juba oma tee leidnud. Võib-olla selliseid eelkursuse huvilisi, kes nagu niimoodi natukene tahavad kunsti nuusutada, et neid kindlasti tekib juurde. Samas on Viimsi vallas meil olnud niivõrd palju võimalusi. Tallinn on paarikümne minuti kaugusel, lähemal siin osad võimalused, et meie lastel on küll see võimalus, et niivõrd palju erinevaid võimalusi, ja enamus lapsed on hõivatud, nii nagu ka uuringud ütlevad. Selle pika ajaloo jooksul, mis meil on siin olnud, me oleme pidanud päris palju kaasajaga kaasa minema, et nii-öelda need vanad õppekavad päris sellisel klassikalisel puhul ei kehti, kuigi mingisugused nii-öelda tehnilised algtõed jäävad ju samaks. Aga kindlasti oleme pidanud kohanema sellega, et tänapäeva lapsed või tänapäeva ühiskond üldse on palju pinnapealsem ja hõivatum. Ja me oleme arvestanud sellega, et me peame jagama õpilasi ka teiste huvidega. Ka arvutidisainerid vajavad keskendumist. Nad ei pääse sellest. Ja mida uue maja suhtes on meil küll väljakutse, et kuna meile satuvad ka tõesti selliseid lapsi, kes tahavad mõnikord rohkem keskenduda ja kes tunnevad ka siin mõnikord, et tahaks veel rohkem nurgas omaette olla ja vaikselt tööd teha. Et see saab võib-olla meile nagu väljakutseks, et kuidas neile lastele pakkuda seda turvalist keskkonda. Kui kummaline ma teile tundun? Ma arvan, et terve ühiskond on muutunud palju vabamaks. Me võime leida riigiametnikke, kes käivad, ma ei tea, kollase kostüümiga ja punaste juustega ja platvormkingadega. Et see ühiskond on tegelikult kogu aeg muutumises ja see on nii loomulik, et me lähme kaasa. Ja selles mõttes on erinevalt, et kindlasti nii-öelda see õnneks ongi erinevaid inimesi, kus on erinevaid inimesi tüüpe, et osad tahavad tähelepanu, nad tahavad silma torgata, nad tahavad eristuda. Samas on väga rangelt ka neid, kes tahavad pigem varju jääda ja kunstnikes ka, kes pigem ei taha üldse välja tulla, vaid nad arvavadki, et nende tööd peavad kõnelema iseenda eest. Me kunstikooliga oleme käinud ka üle Eesti, külastamas erinevaid kunstikoole ja muuseume. Ja Tallinn on väga ligidal, nii et
Tallinnas me oleme ka pidanud mõned tunnid kuskil kunstimuuseumites ja samas vanemate kursuste õpilastega on selles mõttes ka hea, et kuna korraga minna ongi kohati keeruline, sest meil käivad väga erinevatest koolidest õpilased, ka linnakoolidest, siis me oleme jõudnud sinna, kus õpilased käivad ka iseseisvalt kunstinäitusi vaatamas. Et väljapoolt tuleks ka näitusi, kus tõesti need lapsed, kes tahavad kunstiga tegeleda, et see tuleks siia ligi ja mitte ainult nii-öelda kunstikooli lapsed, aga see on ka võimalus lastevanematele ja miks mitte siis tervele Viimsile. Kui meie unistuste galeriis võiksid olla näitused, kus oleks esindatud nii Eesti kui ka välismaa erinevaid kunstnikke. Lisaks sellele, et ka kooliõpilastel oleks aeg-ajalt võimalus sinna oma tööd üles panna. Kindlasti meie jaoks on nagu hästi suur osa, et meie kunstikooli õpilased ise näeksid erinevaid kunstiteoseid originaalis, aga loomulikult, kui see on nii suur maja, siis on see võimalus ju, kui ta on Viimsi keskuses terve Viimsi valla elanikele, lisaks nendele, kes külastavad Artiumi, ma ei tea, kontserte või muid töötubasid. See galerii on väga vajalik, sest me teemegi väga head tööd kunstikoolide liidus, kus proovime tuua eri Eesti paigus töid ja õpilasi kokku ja saaks infot ja kogemusi vahetada, mis on väga oluline. Ja praeguses ongi, et hetkel on meil kunstikooli õpetajate näitus üleval Randvere koolis ja raamatukogus, aga ta ei mahtunud mitte kuhugi ühe näitusena, sest ei ole selliseid vastavaid ruume. Ja see kindlasti oleks see, mis annaks selliseid võimalusi juurde, et ongi need iga-aastased kunstiõpetajate näitused, kõik need saaks ilusasti sinna galeriisse sisse panna. Need on näitused, mis käivad üle Eesti ja kindlasti Artiumi galeriil oleks oma väärikas koht seal. Tänane Viimsi Viva virtuaalklubi 16. saade, selle aasta esimene live saade on jõudnud oma lõpusirgele ja veel kord tahaks tänada kõiki tänaseid külalisi, loomulikult täname ka vaatajaid selle eest, et veetsite viimased mõned 10 minutit, kui mitte öelda, et viimased 1,5 tundi koos meiega. Loodetavasti saite päris palju väärtuslikku informatsiooni seoses sellega, mis puudutab siis Viimsi haridusaasta 2021 alanud aastat ja ühtlasi ka teemasid käsitlesime, mis puudutavad meie Artiumi, mis siis varsti peaks Viimsis valmis saama. Omalt poolt soovin ka tänada teid kõiki vaatamast ja tuletan meelde, et meie järgmine otseülekanne leiab aset juba 11. veebruaril ja sedapuhku siis natukene tavapäratul ajal. Kui tavaliselt on meie saade olnud eetris õhtusel ajal kell 8, siis 11. veebruaril me lähme otse-eetrisse kusagilt mujalt kui Viimsi Artiumi platsilt. Nimelt teeme otseülekande nurgakivi asetamiselt ja algab see kell 1 päeval. Ilusat õhtu jätku teile, püsige nii-öelda negatiivsed, nagu tänapäeval on juba moodne öelda, ehk siis positiivselt negatiivsed, säilitage rõõmus meel ja tänast saadet jääb lõpetama Laura koos Villuga.